Jah, idee tuli 3 aastat tagasi, 2010, 13. juunil oli esimene saade eetris, aga veidi enne seda toonane Raadio 2 peatoimetaja Heidi Purga pakkus välja, et tahad tee midagi suvekavas. Mina muidugi uurisin, et mida ja kas sul on mingi ettekirjutus, et tee, mis sa tahad teha. Ja siis ma otsustasingi, et kui nii julgelt veksel välja käiakse, miks mitte teha seda, mis mind tegelikult huvitab, ehk uurida maailma põnevusi, seda, millest räägitakse vähe, see, mis jääb nii-öelda äärealadele, kuhugile alternatiivsfääri, vahest ka päris soisesse pinnasesse, aga mis eksisteerib meie ümber, millele arutletakse, mõeldakse, uuritakse, loetakse, aga avalikult käsitletakse vähe. Ja nii see saigi alguse ja sealt edasi lihtsalt esialgselt suvekavasse planeeritud nišisaatest on saanud Raadio 2 üks top 3 populaarsemaid saateid, mille üle mul on väga hea meel, sest et rebida nii-öelda võidu olukorrast riigis ja rahva oma kaitsega on ikkagi väga suur au. Kas ise ootasid sellist nii-öelda edu või ei oodanudki? Otseselt ei oodanud, sest et teema on ju alternatiivsus, kõik, mis jääb tava peavoolu valdkondadest välja. Samas ikkagi see näitab seda, et inimestel on huvi selle vastu, et nad nii või naa uurivad, tegelevad, vaatavad, räägivad sellest. Et teistpidi see näitab siis seda, et see on ühiskonnas aktuaalne, huvipakkuv ja tõusev trend. Et jah, see muidugi see oli üllatus.